Armas kogudus ja head külalised. Ma täna räägin meie möödunud lõppenud nädala teemal suur usk. Aga tegelikult ma tahaksin selle küsimuse panna natuke laiemalt, suur või väike usk. Ja tänane evangeeliumi tekst on Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmid 5-10. Aga enne kui me seda koos loeme, ma võib-olla vastan ühele küsimusele, mida mõned on minu käest küsinud, kes loevad piiblit jumalateenistusel. Kuidas kalendrisse valitakse neid tekste ja kes need valib? See on võib-olla pikem seletus, aga lühidalt kokkuvõetuna on see üks perikoopide süsteem, milles on 3-aastane tsükkel, A, B ja C aastad, ja kus siis loetakse pühapäevaseid piibli lugemisi Vanast testamendist, psalmidest, Uuest testamendi kirjadest ja evangeeliumidest. Ja selle eesmärk on, et me kogu piibli ja kirikuaasta temaatika käiksime ikka aeg-ajalt läbi. Sest muidu juhtub nii, et küllap te olete märganud, mina kaasa arvatud, igal jutlustajal ja igal ühel meil on omad teemad, millest me ikka armastame rääkida. Ja muud teised olulised teemad piiblist jääksid katmata. Nii et siis, kui me vaatame A-aastasse, siis on Mattiuse evangeelium, B-aastal on Markuse evangeelium ja C-aastal Luuka evangeelium, ehk siis praegu oleme C-aastas. Johannese evangeeliumit loetakse kõigil 3 aastal ja eriti just pühade ajal. Aga mis teeb selle koos lugemise veel erilisemaks, on minu jaoks isiklikult see, kui mõtleme sellele, et täna hommikul 2,5 miljardit inimest võivad lugeda seda sama teksti ja rääkida usust, mis päästab, kui me usume meie päästjasse Jeesusse Kristusse. Niisiis tänane tekst, Luuka evangeeliumi 17. peatükk, salmid 5-10. Loeme selle koos. Apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepiivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre ja see kuulaks teie sõna. Ja nüüd Jeesus märkab kuulajate jahmatust ja räägib selle peale ühe allegoorilise loo. Et usk ei ole lihtsalt üks filosoofiline kategooria, vaid see on väga konkreetne tegu. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta tuleb väljalt, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, meie oleme vaid sulased. Me oleme ju teinud, mis on meie kohus teha. Alati, kui ma seisan Jumala sõna ees ja pean seda jagama, siis ma üsna tihti leian ennast küsimast, et kas sõnaga on tänapäeva videoajastu inimesi võimalik enam kõnetada. Sest liikuv pilt räägib palju kõnekamalt kui sõna. Aga ma tean, et see on Jumala sõna. Ja kui Jumal kasutab mind, siis ma usun, et ta teeb seda oma pühavaimu kaudu ja juhib ja avab meile seda ja mulle endale ka. Ja selleks me hetkeks palvetame. Issand, siin on sinu sõna, mida sa oled siin maa peal elades rääkinud ja mida arst Luukas on kirja pannud. Tänu temale me võime täna olla koos miljarditega seda sama sõna ja teksti uurimas ja palumas, ava meie südamed, meie meeled ja mõtted, et me tähele paneksime, mida sa täna hommikul meile räägid. Aamen. Kas sa oled kunagi kuulnud,
ja mõelnud ja tundnud seda, et sa tahaksid väga-väga kuskile kuuluda, kellegi hulka, aga sa ei kuulu, sest sa ei ole piisav. Ma mäletan oma noorusajast seda 2 erineva koguduse kontekstis, kuidas noortekoori valiti lauljaid. Koorilauljad valitakse ikka kõigepealt sellepärast, kes suudavad viisi pidada. Kui sa küll noote ei tunne, aga vähemasti sa pead suutma oma partii pähe õppida ja seda enam-vähem ära laulda. Või siis ka äärmisel juhul teiste toel. Aga alati leidub neid, kes seda vähemalt alguses ei suuda. Ja siis on oht, et neid jäetakse välja. Aga minu kogemus ütleb, et kes väga tahab ja kui ta tahab õppida ja laseb ennast õpetada, siis enamus neis hakkas viisi pidama. Järelikult on võimalik mingit asja, mida meil ei ole, arendada või suuremaks kasvatada. Ja siis ma küsin täna hommikul, kas, kui meil on väga väike usk, kas koguduse osaduses olles võib meie väike usk hakata kasvama, nii et see saab suureks. Niisiis väike või suur usk. Kuid kas Jeesus tegelikult selles tekstis pani fookuse sellele? Enne teele minekut pakime kohvri. Ma lugesin läbi kõik möödunud nädala kirjakohad ja need olid usuteemalised. Ja kui ma neid lugesin kõik järgemööda, püüdsin leida igast ühest ühe märksõna, mis mind isiklikult kõnetas, siis ma üllatusin. Esmaspäev, Mattiuse evangeeliumi 9. peatükk. Jeesus ütleb halvatule kõige esmalt, ole julge. Ja siis ütleb, sinu patud antakse sulle andeks. Ja siis nagu muuseas tervendab ka. Teisipäev, Mattiuse 10. peatükk. Jälle Jeesus ütleb, ärge kartke neid, ja seda lausa 3 korda. Kes ei ole teie poolel, ärge kartke neid, kes teid võivad hävitada, teie füüsilise ihu. Kartke pigem neid, kes teie hinge võivad hävitada. Ja ma küsisin endalt imestades, kas siis usul ja julgusel on seos? Julge uskuda, ütlen ma täna sulle. Kolmapäev, Mattiuse evangeeliumi 17. peatükk. See on see koht, kus Jeesus tervendab epilepsia haige ja peale selle jüngrid tulevad tema juurde ja ütlevad, miks meie ei suutnud seda teha? Ja Jeesus vastab, teie nõdra, nagu vanas eesti keeles on, või teie jõuetu usu pärast, ei suure ega väikse, vaid teie jõuetu usu pärast. Ja neljapäev, Johannese evangeeliumi 14. peatükk. Jeesus ütleb, uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, uskuge minu tegude tõttu. Reede, Johannese evangeeliumi 7. peatükk. Vahel tuleb ka sellised olukordi meie usuelus ette. Isegi Jeesuse vennad, tema lihased vennad, ei uskunud temasse. Ja laupäev, Johannese evangeeliumi 5. peatükk. Tal räägitakse ühest inimesest, kes on 38 aastat olnud haige, ta lamab seal Betsata tiigi ääres. Ja tema tunneb, ma ei ole piisav, sest ma ei suuda ise sinna tiiki minna ja mul ei ole ka mitte kedagi, kes aitaks mind sinna tiiki. Sest kõik teised, kes sinna said terveks. Ja Jeesus tervendab tema. Ja kui nad hiljem pühakojas Jeesusega kohtuvad, ilmselt oli see inimene jumalakartlik ja läks pühakotta ohverdama, sest ta oli terveks saanud. Siis Jeesus koputab talle õlale ja ütleb, ära enam tee pattu, et sulle juhtuks midagi hullemat. Võiks ju küsida, et oota, ma olin ju haige, mis see patt siia puutub? Nüüd on meie kohver pakitud, võime teele minna.
kui sa märkasid, siis tänane piibli lugemine sisaldas nagu 2 erinevat sündmust või mõtet. Esimene oli usust, see on kõik selge, suur või väike usk. Aga teine, mis mitte kuidagi selle usu teemaga ei sobiks, rääkis hoopis alandlikust ja ustavast teenimisest. See Jeesuse viimane mõte viitega tema tegudele ongi siin see näilise seosetuse võti, mis ütleb meile täna hommikul seda, et usk ja teod on lahutamatud. Apostel Jakobus on väga lakooniline. 2. peatükis 26. salmis Jakobus ütleb, usk ilma tegudeta on surnud. Punkt. See on teekond, millele ma täna sind kutsun ja oleme kõik kutsutud, viib meid tegutseva usu teekonnale. Ja meil on sellel teekonnal 2 peatust. Esimene on usu paradoks. Jeesuse järgijad olid just äsja kuulnud tema õpetust andestusest ja patu vältimisest, mis tundus neile nii raske ja nii suure koormana, et pani ohkama. Kes seda suudab? Nende reaktsioon oli nii loomulik ja nii inimlik. Ja nad ütlesid, issand, kasvata meie usku, et me suudaksime. Ja nad tundsid ennast justkui need koguduse noortekoori laulma ihkavad teismelised, kes oma viisipidamatuse tõttu tundsid, me pole piisavad. Jüngrid tundsid, et meie ei suuda 7 korda 70 ehk 490 korda iga päev oma vennale andeks anda. Ja nüüd on Jeesuse vastus ootamatu. Jeesus ei ütle, et nad vajaksid suuremat usku, vaid neil on vaja ainult sinepi ivakese suurust usku. See on midagi, mis on nii väike ja näiliselt nii tähtsusetu nagu tolmukübe. Aga see tilluke usk on võimeline nihutama suuri asju. Sellest Ulvi väga isikliku kogemuse põhjal täna rääkis meil juba. Ja Jeesuse sõnade põhjal see usk on võimeline sükamooripuu juurtega maast välja kiskuma ja merre istutama. Jeesuse selles tähendamissõnas sükamooripuu ei ole juhuslik valik, vaid teadlikult valitud sümbol, mis otsekui vastandub selle väikese sinepiivakese suurusele seemnele. Ja Jeesus näitab, et Jumala loogika on vastupidine inimlikule loogikale, sest mis inimlikult on võimatu, on koos Jumalaga võimalik. Mattiuse evangeeliumi 21. peatükis ja 21. salmis ütleb Jeesus sarnase mõtte, aga natuke teistmoodi. Kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksipidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigipuule, vaid ka ütleksite sellele mäele, kukuta ennast merre ja siis see sünniks. Ilmselt rääkis Jeesus Õlimäest, mis on 800 meetrit kõrge mägi. Kujutate ette nüüd, see on võimalik, kes usub. Aga miks siin siis sinepiseeme? Sellepärast, et see seeme oli tolle kõige väiksem, mida üldse tunti. Ja Jeesus kasutab seda võrdlust, et näidata, et meie usu suurus täna hommikul ei sõltu selle kogusest, vaid selle kvaliteedist. Meie usku ei mõõdeta mõõdulindiga ega kaaluta kaaluga. Küsimus ei ole koguses,
vaid kvaliteedis. Ja mis see siis on? Meie usu kvaliteeti hindab Jeesus usalduse põhjal. Kui palju me usaldame teda siis, kui olukord ei näe väga hea? Kui olukord on üsna lootusetu. Ja teine peatus, usk ja teod. Täna Luukasele me teame, millest Jeesus edasi rääkis. Ja nagu ma ütlesin, see lugu tundub justkui täiesti teisest ooperist. See on lugu teenijast, kes täidab oma igapäevaseid kohustusi ilma erilist kiitust ootamata. Ta on teinud vaid seda, mida temalt oodati. Ja selle mõistujutu lõpetab Jeesus sõnadega: nõnda ka teie, kui te olete teinud kõik, mis teil on kästud, öelge: me oleme vaid tavalised teenijad, oleme teinud vaid seda, mida me pidime tegema. Mida siis need kaks näiliselt erinevat lugu kokku pannes täna meile õpetavad? Küllap kõigepealt seda, kuidas omavahel on seotud usuvägi ja meie alandlik teenimine. Need kaks lugu on omavahel põimunud, pakkudes meile sügava ja tervikliku arusaama kristlikust teenimisest. Ja selle sinepiivakese usu õppetund tänapäeval oleks ehk selles, et see lugu räägib meile väga lihtsalt ja praktiliselt, et me ei pea alati ootama midagi väga suurt ega dramaatilist usukogemust, vaid kui sa ükskord oled Jeesusele öelnud, jah, ma tahan sulle järgneda, siis sellest piisab. Ja edasi alustada meie arvates võib-olla väikeste asjadega, aga tegelikult Jumala silmis need võivad väga suured asjad olla. Mõtle siin, istudes täna hommikul Kalju kirikus, kelle juurde ma lähen, kui see Jumala teenistus saab läbi? Mis ma küsin ta käest? Ja kui tal on muresid, kas ma olen valmis temaga palvetama? Kellega ma istun kohvikus ühte lauda? Võib-olla kellegi juurde minnes, kelle juurde sa ei ole kunagi läinud või väga harva lähed. Ja küsi ka tema käest, kuidas sul läheb. Sa tahad, et ma palvetan sinu eest. Või sa tuled pool tundi iga jumalateenistuse algust enne kohale ja küsid, kas ma saan kuidagi aidata siin midagi teha. Nagu Ako täna hommikul tuli ja jagas need kutsed laiali. Et te saaksite need kaasa võtta ja jagada need välja. See on suurte Jumala tegude algus, milles sina saad olla kaasas. Ja kui me oleme nüüd päris ausad, siis mina pean küll teile täna tunnistama, et mõnikord sellised lihtsad asjad on raskemad kui niinimetatud mägede siirdamised ja puude juurimised. Ja Jeesus kinnitab täna meile, et just sellisest usust piisab. Kui sa tahad näha, mida Jumal võib sinu palve peale teha, siis tule lootusaeg nädalavahetusele. Ja kui sa tahad koos palvetada inimestega, näha, kuidas patuahelad langevad, kuidas inimesed vabanevad, siis tule homme õhtu kell 7 siia infotundi. Ja meid õpetatakse, kuidas palvetada patusepalvet ja juhtida inimesi Jumala juurde. Muidugi see eeldab seda, et sa oled käinud enne kristliku usu ja evangeelse teenimise, kristliku elu ja teenimise kursusel, aga ma võin teha ka erandi, kui sa mulle tuled ja ütled pärast. See on väike asi, aga sellest väiksest saavad alguse suured asjad. See on usk, mis annab meile julguse välja astuda oma mugavustsoonist.
Ja see ongi see väike igapäevane usk, mis liigutab suuri mägesid. Ja see teine lugu õpetabki meile, et usk ei ole mõeldud ainult suurte imede tegemiseks, vaid igapäevase, tavalise, nähtamatu teenimise jaoks. Me ei eelda, et iga kord, kui me midagi teeme, saaksime suure aplausi osaliseks. Sest Jeesus ütleb, et ligimese lihtne teenimine peaks olema meie loomulik kutsumus ja usuelu osa. See on nagu hingamine. Me ei mõtle sellele, vaid see tuleb meil loomulikult. Ja me ei eelda, et me peaksime selle eest tasu saama, sest see on meie elus püsimiseks lihtsalt vajalik. Nii armsad on ka meie väikesed usuteod meie vaimulikuks elus püsimiseks vajalikud. Need on nähtamatud, need ei pruugi pälvida tähelepanu, aga need just näitavadki meie usu sügavust ja suurust. Jeesus isegi ütles, et kui me anname kellelegi ühe klaasi külma vett kõrbe kuumuses, siis see on palka väärt. Mulle meeldib tohutult Taani filosoofi ja teoloogi Søren Kierkegaardi mõte, et usk on kui võimatu võimalus. Tema arvates seisneb usu paradoks selles, et usk nõuab uskumist võimatusse, sest me ju ise ei saa tegelikult ühtegi imet esile kutsuda. Mõtleme vaid Abrahami loole, kuidas Jumal käsib tal minna ja ohverdada oma poeg. Ratsionaalselt võttes on see tänapäeva inimese jaoks täiesti mõttetu, julm ja vastuolus kõigi moraali põhimõtetega. Aga Abrahami usk seisnes selles, et ta uskus. Jumal on suuteline täitma oma lubadust ja temast saab suur rahvas ja sai. Ja selle paradoksi olemus ongi uskumises võimatusse. Ja saksa teoloog Karl Barth ütleb, meie Jumal on Jumal suure algustähega, mitte mingi jumalukke. Ja siis tuleb apostel Pauluselt e-mail pealkirjaga Jumala vägi inimese nõrkuses. 2. Korintuse 12.9. Ja Paulus kirjutab, tere Tarmo, ma olen oma haiguse pärast 3 korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. Kuid Jumal ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõrkuses saab vägi täiuslikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõrkusest, et Kristuse vägi tuleks minu peale. Mis siis nüüd? Me räägime suurest ja vägevast usust, mis juurib välja puid sügavate juurtega ja tõstab 800 meetriseid mägesid. Ja nüüd järsku Paulus tuleb nõrkuse teemaga. Mõtleme täna, kui me koguneme Kristuse laua ümber. Kristuse ristisurm on samuti üks suurimatest paradoksidest. Sellepärast, et see, mis näis olevat suurim alandus, suurim kaotus ja nõrkus, et Jumal on ristil ja sureb inimese patu pärast, osutus hiljem suurimaks võiduks. Ja usk risti olemusse tähendabki uskumist, et just nõrkuses ja kaotuses on peidus suurim jõud. Isegi siis, kui me vahel kahtleme, sest usk ja kahtlus on naabrid. Nad elavad ühes majas. Sest uskmatutele inimestel, kes ei usu, neil ei saa olla kahtlusi, sest neil puudub usk, milles kahelda. Ainult usklik inimene saab kogeda kahtlust, mis ei pruugi olla usu puudumine, vaid usu loomulik osa. Ja ma arvan, et see pinge on meis kõigis, mis süvendab ja puhastab meie usku. Ja olemegi kohe jõudmas pärale,
Mida me siis oma tänasel teekonnal nägime? Ehk seda, et ka väike usk võib olla alguseks suurte mägede liigutamisel. Meie nõrkuses saab ilmsiks Jumala vägi, mitte meie andekus ega meie vägi. Nägime seda, et kahtlus võib olla usu lahutamatu osa. Nägime ka seda, et usku ei saa kunagi vaadelda lahus meie tegudest. Ja lõpuks võime kokku võtta selle kõik niimoodi. Suur usk avaldub meie väikestes tegudes ka. Ja kui me nendele mõtleme, siis kõik need paradoksid ütlevad, et Jumala liigi loogika on vastupidine inimlikule loogikale. See on loogika, kus alandlikkus ja nõrkus ja usaldus on palju olulisemad kui meie inimlikud saavutused, meie edu ja enesekindlus. Jah, täna hommikul me tunnistame ilmselt koos jüngritega ka 70 korda 7 korda ma ei suuda oma vennale andeks anda. Ma ei ole piisav. Aga ärme heida julgust. Meie usk ei ole kunagi liiga väike, et liigutada mägesid, ja meie teenimine ei ole kunagi liiga tavaline, et olla Jumalale väärtuslik. Amen. Palun, palvetame ja tõuseme palveks. Jeesus, me oleme seisnud sinu sõna ees, lugenud seda ja palunud, et sa oma vaimu kaudu midagi täna meile õpetaksid. Kindlasti on need õppetunnid meil igaühel natuke erinevad. Aga sinu eesmärk on, et kui keegi tunneb ennast nõrgana, kui keegi tunneb ennast väikese usuga, siis sa ei materda meid maha, vaid vastupidi, sa ütled, kui sul on väikene usu alge sinus ja sa järged mind, siis täna ma tahan sulle öelda, tule, lähme koos edasi. See ei ole liiga väike. Issand, aita, et me ainult ei otsiks ja ootaks aplausi ja ei kiitleks oma suurest usust ja tahaks teha ainult suuri asju. Issand, neid sa teed. Me ühe tunnistuse täna kuulsime Ulvilt. Mida sa teed? Me aeg-ajalt ikka kuuleme neid, jagame neid lugusid omavahel. Sest need on need lood, mis räägivad mägede liigutamisest ja puude väljajuurimisest. Jeesus, ma palun, et need, kellele me oleme olnud Andreasteks ja oleme palvetanud pikka aega, luba, et nüüd võiksime minna ja anda need kutsed lootuse nädalavahetuseks, et meie väiksest usust saaks kellegi inimese suur usk. Sest see usk, mis on sinusse, ainult see päästab. Kellegi teises nimes ei ole päästet siin taeva all. Issand, luba, et see võiks olla meie veendumus ja teadmine ja võiksime minna ja elada seda lihtsa teenimise ja elu kaudu oma töökohtades, koolis, naabruskonnas välja. Sest ei ole teist nime kui ainult Jeesus Kristus. Amen.